Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige kehtsam luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Tere, hea kuulaja! Oleme teie ees Meediapalati 35. osaga. Mina olen Mari Kedelauk ja minuga on siin minu kaassaatejuht Mariana Kreek. Tere! Täna räägime 2 pressivabaduse raportist. Seejärel arutame turvakaamerate üle avalikus ruumis. Ja lõpuks tuleb juttu ka ajakirjandust imiteerivatest valeuudistest. Ja nagu ikka, alustame saadet nädala tähelepanekutest. Nii, Mariana, räägi, mis sulle sel nädalal silma jäi? No kõige räägitum teema ilmselt on siis 9. mai, kus Venemaa tähistas siis võidupüha, aga samal ajal Eestis tähistatakse Euroopa päeva. Ja sellest tekkis väga huvitav konflikt, kus oligi, et Narvas tähistati seda Euroopa päeva ning oligi nii, et ühel pool ja ka Narvas oli siis Euroopa päeva kontsert koos Anne Veskiga, aga teisel pool ja ka Ivangorodis ehk siis Jaanilinnas oli Venemaa teinud oma lava ja siis see oli asetatud niimoodi, et see näitas otse Narva suunas, et just narvakad saaksid seda siis üle jõe ikkagi näha. Ja siis Venemaa tähistas võidupüha, et neil oli võidupüha 80. aastapäev ja narvakad siis oli selgelt näha. Mina ise küll Narvas sel päeval ei viibinud, aga oli näha seda seltskonda, kes oli kogunenud vaatama siis Euroopa päeva ja teine seltskond, kes oli siis pööranud pilgu Venemaa suunas. Jah, muidugi, eks kuna need kontserdid olid samal ajal, siis ei saanud 2 hästi vaadata. Et oli ka neid, kes käisid vaatamas mõlemat, aga siiski oli näha, et milline see seltskond on. No lõpuks oli jah päris huvitav olukord, sest politsei teatel tehti sel päeval nii Tallinnas kui Narvas kokku 80 väärteomenetlust alustati siis. Suurem osa neist on küll seotud alkoholi tarbimisega avalikus ruumis, kuid ka väga paljud olid seotud agressiooni toetava sümboolika pärast, et inimesed kandsid Georgi linte, oli Venemaa lippe, oligi Tallinnas selline juhtum, kus oli tehtud ülekanne sellest Vabaduse väljakul tehtud kontserdist ning seal näidati Vene lippu otse-eetris, et nüüd otsitakse nagu seda süüdlast ja ta ka leiti üles, et alaealine. Et tegelikult on minu jaoks päris huvitav olukord see, kuidas ka noored ikkagi on väga venemeelsed, kuigi nagu just neile proovitaksegi seda Euroopa päeva suunata, et neid vähemalt siis sellest Vene mõju alt nagu välja tuua. Eks ta nii on jah, ja kui nüüd liikuda selle Euroopa päeva ja võidupüha juurde tagasi, siis 9. mai paraadil käis Venemaal Moskvas ka siis Slovakkia peaminister Fico ja Serbia president Vučić. Aga olenemata siis sellest, et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas oli andnud selge hoiatuse vältida Moskvasse sõitmist. Ja seda tegi ka Ukraina president, et nemad ei saa nagu presidente kaitsta, kui nad Venemaale lähevad. Jah, et ma ei tea, kas see annab siis sõnumi Euroopa ühtsusest enamasti või annab see märku sellest, et selles ühtsuses on mingi mõra. Nojah, ongi kaheti asi, miks nad sinna nagu läksid, mida see toetus siis päriselt näitab. Eks me lõpuni seda ei tea, aga võib spekuleerida, et neil on seal isiklikud huvid, mille pärast nad sinna sõitsid. Nii,
aga selle koha pealt ma arvan, et Moskva võidupüha ja Euroopa päevaga võib lõpetada ja siis liigume edasi uue teemaga, uue nädala tähelepanekuga. Nii, et valiti ju ka uus paavst eelmisel nädalal ja tema on siis uus Rooma paavst, kelleks on Robert Prevost ehk Leo 14. Jah, tõesti, see on väga uuekordne sündmus, sest see on ka esimene Ameerika Ühendriikidest pärit paavst ja teine, kes on pärit Ameerika siis kontinendilt. Et paavst ei saadud kohe valitud, et alguses tõusis korstnast ka musta suitsu, aga siiski ta paavst nüüd valitud sai ja eks näe, millised on kuidas tema hakkab maailma muutma. Jah, sest eelmine paavst Francis oli ju väga tuntud selle poolest, et ta hoolis siis nendest humanitaarprobleemidest ja oli nagu pigem sellise vasakpoolsema ideoloogia esindaja, et oodatakse nüüd, milline see uus paavst võiks siis välja näha. Ja oma esimeses pühapäevases pöördumises Püha Peetruse väljakul kutsus siis paavst Leo 14. selle maailma vägesid üles lõpetama sõdu Gazas ja India ja Pakistani vahel ning samuti Ukrainas. Et ehk siis näeb, mis edasi juhtuma hakkab. Ja siis me räägime ka natukene abistatud enesetapu reguleerimisest, et Riigikohus mõistis õigeks inimestele vabasurma minekuks enda valmistatud seadet pakkunud Paul Tamberti. Jah, õigeks mõisteti ta siis selle tõttu, et selle vastast seadust tegelikult ei ole. Inimene läks ikkagi lõpuks ise vaba surma. Et jah, et kuna ei ole sätestatud kindlaid reegleid, siis on see olnud seadusandja valik. Ja Sotsiaalministeerium, kelle tööülesannete hulka see peaks kuuluma, ei ole selle teemaga aktiivselt tegelenud. Samuti endine sotsiaalminister Signe Riisalo ütles ERR-ile, et abistatud enesetapp ei kuulunud ministrina tema valdkonda. Et siin on selline küsitav olukord, et kuidas see siis peaks kuuluma Sotsiaalministeeriumi tööülesannete hulka, kui see ministri valdkonda ei kuulunud. Ma arvan ka, et siin on mingi konflikt tekkinud, et tegelikult minu arvates peaks olema küll sotsiaalministri ülesandeks ja Sotsiaalministeeriumi siis ülesandeks seda hakata reguleerima, kui nüüd see on ühiskonnas saanud järjest suuremat kaja ja sellega on teatud ohud, teatud murekohad, et siis ikkagi riik peaks sellega paremini tegelema ja seadma konkreetsed regulatsioonid sellele. Ja samuti tuli välja, et justiits- ja digiminister Liisa Pakosta siis ütles, et eutanaasia on ikkagi Sotsiaalministeeriumi pärusmaal olev lahendus ja ministeerium vastutab selle eest, et siin on jah konflikti olukord. Riik on ka välja kuulutanud julgeolekumaksu muudatused. Probleem seisneb siis selles, et uus koalitsioon lubas teha julgeolekumaksu nime all siis tulumaksu ja käibemaksu tõstmised 22%-lt 24%-ni sel aasta 1. juulil ning pidi olema siis tähtajaline ehk siis 2028 need võetakse ära. Nüüd aga tuli uudis, et ei, need on nüüd ikkagi tähtajatud ning rahandusminister Jürgen Ligi põhjendab siis seda sellega, et need muudatused vähendavad nii üksikisiku kui ettevõtete maksukoormust ning taastavad maksusüsteemi loogika. Peamiselt ta toob välja, et see ongi praeguse üldise julgeoleku olukorra tõttu, et enam ei saa jääda lootma Trumpi abile, et see on liiga ebastabiilne
ning sellepärast me peame ise palju rohkem panustama sinna enda julgeoleku rahastamisse ning kui on tähtajaline, siis see ei pruugi olla piisav aeg, et me suudaksime seda raha piisavalt kokku koguda. Lihtsam on siis nagu teha see tähtajatuks. See on vähemalt Jürgen Ligi seletus praegu, kuigi detsembris, kui seda maksu tutvustati, siis ta raius, et ikkagi on tähtajaline, aga eks siis vaatab, kuidas see lõpuks välja näeb. No eks ta nii on, et oht meie kõrvalt paraku kunagi ära ei kao, et miks meil ikka on targem olla endal valmis hädaolukorraks oma riiki kaitsma ja ma arvan, et sellest peaks ka iga kodanik aru saama, et miks seda maksu vaja on. Et see ei ole lihtsalt inimeste või ettevõtete kiusamiseks ilmselgelt. Meediapalat. Aga liigume edasi meie esimese suure teema juurde, milleks on siis 2 pressivabaduse raportit, sest teadupärast iga aasta 3. mail tähistatakse ülemaailmset pressivabaduse päeva. Nii ka sel aastal, kus Piirideta Reporterid, mis on juba üle 20 aasta koostanud pressivabaduse indeksit, reastas tabelisse ka sel aastal 180 riiki nende pressivabaduse alusel ning ka sel aastal, nagu juba 9. aastat järjest, on esimesel kohal Norra, kuid teisel kohal vaata vastu mitte üks Skandinaavia riikidest, kes seal tavapäraselt on, vaid Eesti. Ehk siis meie värske pressivabaduse indeks on tõusnud 6. kohalt teisele, mis on ikkagi väga kõva sõna Eesti ajakirjandusele. Ja kokku on siis annab Piirideta Reporterid indeksi alusel siis ka ühe hinnangu, mis on siis hea, rahuldav, problemaatiline, raske ja väga tõsine. Ning esimesed 7 riiki selle indeksi alusel on tulemusega hea. Järgmised 35 riiki on rahuldavad, nende hulgas on ka Leedu 14. kohal ning Läti 15. kohal. Ehk siis meie oleme ikkagi paremad, aga ka teised Balti riigid on ikkagi pressivabaduses päris heal kohal. Aga sealt edasi läheb juba 48 riiki, mis on problemaatilised ning samuti 48 riiki, mis on raskes olukorras ja 42 riiki, mis on väga tõsises olukorras. Ehk siis tegelikult on meedia olukord ülemaailmselt väga kehvas positsioonis, kui võib sellist hinnangut anda ning ilmselt võib, sest vähemalt 112 riigil see indeksi skoor langes. Ehk siis tegelikult me võime küll vaadata, Eesti tõusis, aga kas see tõusis sellepärast, et meil läks midagi paremaks või sellepärast, et teistel riikidel on nüüd nii halvasti? Vot seda me ei tea küll jah, aga ma küsin sult, et kuidas su isiklik sisetunne ütleb, et mis siis see peamine põhjus on, et miks on meedia olukord nii kehva võitu? No siin siis indeksi seletuses on toodud välja, et tegemist on ikkagi majanduslike põhjustega peamiselt. Väga paljudes riikides, eriti seal tabelis siis lõpupool, on ikkagi väga paljud riigipoolset otsest rõhumist ajakirjanikele, aga ka nii-öelda demokraatlikud vabamad riigid, näiteks USA, mis on 57. kohal, ka seal toodi välja, et ajakirjanikel ei ole piisavalt ressurssi, et hoida üleval seda süsteemi, sest eriti kui me räägimegi siis Ameerika Ühendriikide ajakirjandussüsteemist, siis tegelikult neil on ju väga palju nagu erasektorit selles ajakirjanduses, kus ongi see ajakirjandus siis ehitatud üles erarahale ning nüüd need ajakirjanikud, keda siis selle indeksi jaoks intervjueeriti, nemad ütlesid, et
neile ei anta piisavalt palka, et nad ei saa nagu elamiskõlblikku palka teenida ning et neil ei ole, et ka üldiselt ei saa see nende meediaasutus piisavalt rahastust. Eriti kui me räägimegi sellest, kui näiteks Eesti on päris väike, meil ongi nagu siis riigi peale 3 suuremat meediaettevõtet, siis seal on, siis USA on väga suur, neil ongi juba see, et regionalism on nii palju suurem kui meil, et neil ei ole piisavalt ressurssi, et nagu oma uudiseid edasi anda ja siis tekibki selline uudiste kõrb, kus paljud regioonid jäävadki uudisteta ja sellepärast neil on ka see pressivabadus halvem, sest inimesed ei saa neid uudiseid, mis neil peaks tegelikult olema. Ja küsin nüüd, et no mida siis sellega peaks ette võtma, et ilmselgelt ajakirjanikud ise, meediategelased ei saa seda majandust kuidagi arstima hakata. Et kas on üldse võimalik midagi sellises olukorras teha? Kuidas sulle endale tundub? No selles mõttes, et nüüd me peamegi vaatama, mis riikidest me räägime, sest kui ongi, ma ei tea, Venemaa, Iraan, Süüria, mis ongi nagu viimastel kohtadel, siis nendel ei ole ka motivatsiooni tegelikult seda olukorda parandada, neil ongi just hea, et see on halb, aga kui me vaatame... Aga kui me räägime siis ikkagi demokraatlikest riikidest, seal piirkonnas, kus Eesti on tabelis? Jah, no nendes riikides ega väga ei olegi midagi teha, et tulebki lihtsalt oodata paremat majandusseisu ja on mingeid seaduseid, mida saaks ikkagi teha, et ajakirjanike heaolu oleks parem, aga jah, ma arvan, et nendele järgi ei ole ikkagi olnud nii suurt rõhku pandud, et neid võiks vaja minna. Eks ta nii ole. Ja siis teine pressivabaduse raport on meediavabaduse aruanne, mida koostas Euroopa Kodanikuvabaduste Liit ning see on siis ka iga-aastane ning see on juba 4. Ning kõige esimene asi, mis minul sellega silma jäi, oli see, et kui selles pressivabaduse raportis indeksis, mis me just rääkisime, selles oli Holland 3. kohal, siis siin raportis tegelikult tuuakse väga palju murekohti välja, mis Holland võiks parandada, et selline väga erinevatel standarditel tehtud siis raportid. Aga mõned asjad, mis siin üldiselt välja toodi, olid siis see, kuidas ajakirjanikke rünnatakse, kas siis verbaalselt või on isegi näiteks protestidel olnud füüsilisi rünnakuid ning ka seda, et tegelikult ajakirjanikel ei ole piisavalt juriidilist kaitset. Et nende vastu tehakse siis neid kohtulahinguid, kus idee ongi ajakirjaniku vaigistada ning sellega on Euroopa Liidus endiselt päris palju probleeme. Ning kuigi siin raportis Eestit kohalt välja ei toodud, siis tegelikult kui jälgida meediat, siis tegelikult on välja toodud, et ikkagi ka Eestis on probleeme, et ajakirjanikke ähvardatakse siis kohtulahingutega. Seda tõi Martin Laine ka meediapaleti detsembri episoodis välja. Meediapalat. Järgmiseks võtame turvakaamerate leviku Eestis. Et õiguskantsleri hinnangul on Eestis kaamerate kasutamisega mindud üle piiri, avaldab Postimees. Õiguskantsler tõi välja, et avalikus ruumis ja erakinnistutel kasutatakse sageli kaameraid ning biomeetriliste andmete kogumine ja töötlemine suureneb nii avalikus kui ka erasektoris. Et õigusliku aluseta jälitustegevus on ju tegelikult karistatav, aga selline tegevus, ta peaks olema õigusnormidega selgelt keelatud. Ja avaliku sektori puhul võib kaaluda ka teatud erandite tegemist. Näiteks terrorikuriteo
toimepanija otsimine ja noh, erandid on, aga üldine küsimus on see, et kas neid kaameraid on nii palju vaja. Kaamerad on iga nurga peal. Mida nad jälgivad? Nojah, üks küsimus on tõesti see, et mida nad jälgivad, aga teiselt poolt, mina olen ikkagi nii noor, et mina nagu ei mäleta ja ei teagi sellist maailma, kus neid kaameraid ei ole olnud. Et mina nagu isiklikult ei näe selles nii suurt ohtu või ei tunne ennast nii häiritult, sest ma nagu tunnen, et ma ei tee ju mitte midagi ebaseaduslikku või midagi imelikku tänaval, mis nagu võiks turvakaameras, ma ei tea, pärast pahandust tekitada. Et ma mõtlen, et siin ei olegi juttu sellest, et iga tavakodanik teeks pidevalt, paneks toime kuritegusid, vaid pigem lihtsalt see tunne, et sind pidevalt jälgitakse, et sa oled avalikus ruumis, aga tegelikult sa oled kellegi valvekaameras. Et kuidas see paneb sind mõtlema? Jällegi, ma nagu ei tunne ennast kuidagi nagu väga häiritult ikkagi, et jah, võib olla see, et seda tahetakse kasutada pahatahtlikult, aga lihtsalt see, ma olen kaamera pildis, minu jaoks jällegi, see on lihtsalt eluliselt nii tavapärane juba, et ma nagu ei tunne, et ma nagu sellest suurenemisest kuidagi häiritud oleks. No eks võib arvata, et kaamerate eesmärk on ikkagi tagada üldine turvalisus. Et avalikus linnaruumis nii on ilmselgelt lihtsam tabada kurjategijaid. Kindlasti on mõrvade puhul neist abi, et kaamerapilt ju annab selge tunnistuse, kuidas täpsemalt juhtus, mis juhtus. Aga minu jaoks on murekoht see, et valvekaamerate kasutamine on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud just eraisikute eravaldustes. Et paljud eramaja omanikud ostavad endale kaamera, pannakse ka kortermajade prügikaste valvama, et kas see on vajalik. Ja Andmekaitse Inspektsiooni juhi Pille Lehise sõnul rikuvad paljud turvakaamerate kasutajad tegelikult seadust. Et iga turvakaamera kohta ju peab olema teavitus, aga see tihti piirdub tagasihoidliku sildiga, et näe, siin valvab see turvafirma, aga tihti ei ole kirjas sildil seda infot, et mis eesmärgil seda kaamerat kasutatakse ja pole ka kasutaja kontakti. Nojah, minu jaoks ongi probleem pigem selles, et mille jaoks seda lõpuks siis kasutatakse. Et kui ongi lihtsalt, et see nagu istub, ma ei tea, kusagil drive'is, keegi ei vaata neid, välja arvatud juhul, kui tõesti ongi mingi mõrv näiteks toime pandud või midagi sellist, aga ongi ju probleem see, et seda võidakse kasutada pahatahtlikult, et nüüd kui see tehisintellekti kasv on, siis võibki olla see, et ma olen kuhugi kaamerapilti sattunud ja nüüd on minust kuhugi mingi deepfake tehtud näiteks. Et see on tõesti nagu oht, mille pärast peab neid turvakaameraid rohkem üle mõtlema, et kas neid on tõesti vaja ja mille jaoks neid on vaja. Et see põhiküsimus ongi see, et kas neid ei ole juba liiga palju. Et kas on vaja ikka iga eramaja peale panna kaamera, kui su naabril juba on kaamera. Et võib-olla seda siis kuidagi reguleerida paremini. Et päriselt ka seda infot kasutatakse ainult juhul, kui on kahtlust, et on toime pandud mingi rikkumine, mis puudutab seda inimese vara. Ja avalikus ruumis eelkõige, et eks alati ei ole jugi näha, ei ole näha, et kus need kaamerad siis on. Et sellist peidetud kaamerat ikkagi, ma arvan, et paljudel ikkagi on ebamugav, kui neid nagu kogu aeg jälgitakse, isegi kui sa tõesti ainult kõnnid tänaval. Et selline praegu võib ollagi see, et meil on nagu paar kaamerat majade küljes, aga lõpuks võibki selline
päris jälgimisühiskond ju välja kasvada sellest, kui ikkagi praegu normaliseerime seda, et selline asi on okei. Jah, aga lisaks siis nendele tavalistele linnas paiknevatele turvakaameratele ka Politsei- ja Piirivalveamet arendab koostöös Siseministeeriumiga isemõõtvat politseisõidukit ja see siis tuvastab liiklusrikkumised patrullautos olevast jälgimisseadmest. Et kuidas sa arvad, kas see on oluline, kas see on vajalik edasiminek? No minul juhiluba ei ole, autoga ei sõida, nii et mind see nagu kindlasti otseselt ei puuduta, aga jah, samas ma arvan, et see on pigem mõistlik, sest ongi, et need praegused piirangud, näiteks kiiruspiirangud, ongi ju tehtud ikkagi mõttega, et sa ei ohustaks ennast liikluses ja et sa ei ohustaks teisi, sest meil on ju päris palju liiklusõnnetusi ikkagi, vähem kui 30 aasta eest ilmselt, aga ikkagi võiks selle ju nii lähedale nullile saada kui võimalik. Ja ma arvan, et see, kui on suurem oht jääda kaamera silma alla, sa saad trahvi, inimesed kardavad ju ikkagi raha ära anda, et on siis liiklused palju ettevaatlikumad kui varem. Jah, et need kiiruskaamerad siis kolivad autodesse ja samuti need kiiruskaamerad saavad tuvastada ka muid rikkumisi. Ja mis mulle selle puhul meeldib, et mida mina hindan, on see, et politsei sõnul ei riiva see ise mõõtev patrullauto inimeste õigusi. Et nad kasutavadki neid kaameraid lihtsalt rikkumiste fikseerimiseks. Et see ei ole lihtsalt turvakaamera kuskil, vaid tal on kindel eesmärk, kindel töövaldkond ja see kuidagi tekitab minus sellist turvatunnet. Ehk siis, kui sa midagi rikkunud ei ole, kiirust ei ole ületanud, siis see video kustub ära või kuidas see siis käib lõpuks? Tead, seda ma nüüd ei tea, kuidas see süsteem töötab. Aga minu jaoks on see turvatunne eelkõige seotud sellega, et kuna, nagu sa ütlesid juba, siis kõik, eelkõige autojuhid meie ümber muutuvad valvsamaks, loodetavasti, et keegi ei taha ju politseile vahele jääda kiiruse ületamisega. Ja ma arvan, et nii kergliiklejate jaoks kui ka üleüldse inimeste jaoks tänaval tegelikult liiklus võib muutuda turvalisemaks. See on nüüd minu isiklik hinnang, aga ma väga tahaksin loota, et see nii läheb. No võiks jah ikkagi positiivse suunas liikuda. Alati on selle jälgimisühiskonnaga teatud probleemkohti, aga siis ongi nagu vaja ju korralikke regulatsioone, et kuidas neid videosalvestisi siis talletatakse ja kas üldse peaks neid lõpuks talletama. Et tegelikult ei ole Euroopa Liidu õiguse kohaselt lubatud siis valimatu massiline näotuvastus, näiteks liiklusrikkujate või poevaraste automaatne tuvastamine. Et tegelikult on ka tagantjärele näotuvastusel ranged piirangud ja sellel on vaja üldse kohalikku luba. Et seega on Eestis kavandatava jälgimisvõrgu rakendamine ilma Euroopa Liidu nõudeid jälgimata õigusvastane ja ta ohustab inimese põhiõigusi. Meediapalat. Viimaseks oleme võtnud ajakirjandust imiteerimata valeuudiste probleemi meie ühiskonnas. Et valeuudised on tegelikult võtnud juba väga professionaalse vormi, et tavainimene ei pruugigi aru saada, et tegemist on mitte ajakirjandusega. Et kui paar sellist artiklit ilmub, siis ilmselgelt ei ole tegemist suure probleemiga, aga kuna see on muutunud väga massiliseks, siis ohustab see tegelikult ühiskonna ühtsust, ühist arusaama asjadest. Jah, sest tegelikult on ju tegemist petuskeemidega, kus
algab krimiuudis tavaliselt mingist tuntud inimesest ja siis väga kiiresti läheb see üle krüptopromoks siseturundusega, petuskeemiga sisuturundus, et see on väga huvitav ja need lehed näevad välja täpselt nagu päris need väljaanded välja näevad, ehk kui inimene selle lingi avab, siis ta tegelikult ei pruugi aru saada, et ta loeb uudist, mis ongi tehtud tema petmiseks, et sellist sündmust tegelikult ei ole juhtunud. Mm-hmm. Et näiteks siis märkasime hiljuti valeuudist, mis levis venekeelses keskkonnas Facebookis ja seal oli siis sait nimega delfiexpress.eu ja see oligi see sait, et seal sa alguses loed Kertu Jukkumi kohta ja siis märkamatult läheb edasi krüptoraha teemadele. Et ajakirjandusega ilmselt tegemist ei ole. Jah, et siin väidetakse, et Delfi faktikontrolli meeskond on üle kontrollinud, et kas tegemist on pettusega ja nemad avastasid, et ei ole. Aga jah, et sellised väga huvitavad uudised. Aga tegelikult enne seda krüptot, mis mulle väga hästi jäi silma, oli see, et siin on kirjas selles valeuudises siis, et see juhtum tekitas ühiskonnas suuri arutelusid. Paljud küsivad, kuidas see mõjutab Kertu Jukkumi mainet ja edasist karjääri Kanal 2 telekanalis. Aga me ju teame, et Kertu Jukkum juba sai väga suure mainekahjustuse ja tema tööleping Kanal 2-ga lõpetati ära juba septembris, aga see uudis on selle aasta veebruarist. Mm-hmm. Et noh, kes selle uudise siis kokku on pannud, mis info põhjal, sest tegemist on ju, kui sa midagi tead uudistest, siis sa ju tegelikult saad väga kiiresti juba enne selle krüptoni jõudmist aru, et siin on mingi valeinfo jõudnud edasi. Mm-hmm. Et üks väga selge märk on see saidi domeen, et seal lõpus on EU, aga tegelikult ju Eesti uudiste väljaanded kasutavad domeeni EE ja seda võib-olla paljud inimesed ei teagi, et näiteks ka mulle tuli see üllatusena. Aga samas, kui sa selle teedki Facebookis lahti, sest seal neid linke ju levitatakse, siis ega sa ju ei mõtle kohe selle peale, et mis selle domeen on, et sa mõtled, et näeb välja nagu Delfi, ju siis on Delfi. Mm-hmm. Et see võib ohuks olla. Mm-hmm. Ja see, kus ma selle artikli tegelikult leidsin, see oli siis ühes venekeelses Facebooki grupis. Selle artikli levitaja tegelikult ju jagab oma Facebooki sellel lehel väga palju päris uudiseid. Need on täiesti suvalised, aga need on päriselt pärit Delfist, need on päriselt pärit Postimehest ja siis kui ta järsku jagab ühe selle valeuudise, mis on mingilt suvaliselt domeenilt, väga selgelt mõeldud inimese petmiseks, siis tema pikaaegne jälgija ei pruugi isegi aru saada, et nüüd ta on sattunud järsku mingi valeuudise otsa, sest see inimene jagab ka päris uudiseid. Aga kas see inimene on ajakirjanik? Minu teada mingi suvaline inimene. Suvaline inimene. Jah, aga kui ta ikkagi jagab avalikes gruppides neid, ja sa tead, mina nagu jätan meelde, et kui mul on mingi grupi, mida ma väga tihti jälgin, siis mul tekib see mingi usaldusväärsus selle inimese vastu, et ta jagab ju päris uudiseid. Mm. Ja nüüd, kui ma peaksingi sellise uudise avama, siis mina tean, aga võib-olla mõni inimene, kes ei ole nii meedia harrastaja, siis tema ei pruugigi aru saada, et tegemist on võltsitud uudisega, mis on mõeldud tema petmiseks. Mm-hmm. Et siinkohal minu jaoks on huvitav see, et kui see inimene muidu jagab täiesti õigeid uudiseid, siis miks ta peaks ühel suvalisel hetkel jagama siis võltsuudist? Ma ei tea seda inimest, ei oska tema pähe vaadata. Seda me ei saa teada kahjuks. Aga jah,
Marju Himma toob oma artiklis välja Eesti Päevalehes ka lihtsad nipid, kuidas eristada võltslehte päris ajakirjandusväljaandest. Nagu ma juba ütlesin, siis tuleb vaadata, milline on domeen, et näiteks lõpuga .com või EU Eesti aadress Eesti ajakirjandusväljaanded üldjuhul ei kasuta. No siin võib tekkida ka oht välismaa uudiste puhul, et Eestis jagatakse peaasjalikult eesti keelseid ja Eesti väljaandeid imiteerivaid, aga on ka välismaa omasid, et peab ikkagi olema väga kursis, mis on nende päris domeenid ja mis on mis väljaandeid tegelikult ei ole üldse olemas, sest välismaal ka tehaksegi väljaandeid, mis näevad välja nagu päris väljaanded, aga tegelikult ongi kogu sisu petuskeemid. Ja selle saidi kontrollimiseks siis, et kas tuvastada, kas tegemist on siis päris või võltslehega, et proovi klõpsata sellel lehel mõnel teisel artiklil. Ja siis peakski olema nii, et ajakirjandusväljaannete lehtedel katkisi linke üldjuhul ei ole ja need viivad ka ülejäänud sisu juurde. Aga võltslehtedel peaaegu neid ei olegi, linke, ja need tihti ei viigi mitte kuskile. Jah, et siin, kui sa sellel artiklil tahaksid minna Delfi avalehele, nii-öelda Delfi avalehele, siis tegelikult ta sind sinna ei luba. Ta ütleb, et error, et sellist lehte nagu ei ole olemas. Et ta väga kiiresti ikkagi juhatab selleni, et tegemist on võltslehega. Ja kindlasti peaks panema rõhku ka kommentaaridele, et vaadata üle, millised on selle lehe siis kommentaarid, et peaks vaatama, kas nende hulgas on ka mõni enda suhtes kriitiline. Näiteks siis Delfis ei ole üldjuhul artiklit, mille kommentaar, mis ei kritiseerita lugu ennast. Et kui tuuagi see sama näide, see Kertu Jukkumi võltsuudis, siis siin kõige lõpus on näha kommentaarides, et räägitakse sellest krüptovärgist hoopis. Jah, et ongi ainult krüpto, mitte keegi ei kiru valitsust, et selline asi juhtus. Et tavaliselt sa ikkagi Delfi kommentaariumis leiad ikkagi sellise asja, mis proovib täiesti suvalise uudise siduda valitsuse tööga ja kuidas valitsus on halba tööd teinud. Et võib-olla selle järgi saab. Ja veel huvitav on see, et siia on proovitud teha üks kriitiline kommentaar, et miks mul tundub, et see on lihtsalt reklaam. Kuidas see on võimalik? Kas need, kes on juba investeerinud, võiksid minuga ühendust võtta ja rohkem rääkida? Miks sa peaksid seda kommenteerima? Ja siis vastus ongi see, et ma ka alguses kahtlesin, aga siis otsustasime investeerida. Ja nagu ongi see, et meie olime ka alguses kahtlejad, aga nüüd me siis usume, et teha sellist positiivsemat kuvangut. Jah, et see võib mõnda inimest ära petta, aga üldjuhul peaks ikkagi juba enne seda krüptovärki olema näha, et ilmselgelt ei ole see uudis päris normaalne uudis. Muidugi peab jääma kõige selle asja juures kriitiliseks, et kui sa jälgid uudiseid, siis mõtle, kas see informatsioon, mida see artikkel edastab, on ka päriselus loogiline, kas ta on ka kooskõlas kõigi teiste uudistega sellel samal teemal. Ja näiteks, et miks peaks üks krimi uudis lõppema näiteks krüptovara soovitusega, et kuidas see on seotud. Ja ajakirjandusväljaanded on ju sõltumatud, nad ei kajasta reklaami sellisel kujul. Jah, et kui ongi lugu vägivallapuhangust, siis miks läheb järsku artikkel üle sularahale? Et miks just sellele pannakse fookus, mitte sellele, et Kertu Jukkum ja Marko Väli kusagil peksavad. Jah, et siin on väga suur küsimärk tekib. Nii, ja lõpetuseks, mis on kõige olulisem, et ära jaga jama. Kui sa oled sattunud võltsuudise otsa, siis ära jaga seda edasi. Ja kui sa jagad seda edasi, siis sa oled valeinfo levitaja. Ja nii ongi, jah. Jah, et Delfi faktikontrolli ei jõua neid kõiki üle kontrollida, et neil on ka
ülekoormus varsti nendest valeuudistest, mis inimene kogemata kas või võib edasi jagada. jah, aga ma arvan, et siinkohal võime lõpetada. Jah, olid päris toredad teemad, aga kohtume järgmine kord. Nägemiseni! Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Salmas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopasse. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. kõige kehvem grupp. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapala.